hommik, käes on uus päev, pühapäev. Ja lähme liftiga jälle hommikust sööma. Nii, täna on ilm suht vihmane, nii et me teeme sellise muuseumite päeva. Ja kui me nüüd siia muuseumite juurde kõndisime, siis ma vaatasin, et mis mehed nüüd siin seisavad ja vaatavad kuhugi mere peale. Ja tegelikult need kujud. Aga siit on mõnust linnapanoraami. Ma näitan natuke. Nii. Põhimõtteliselt me nüüd sõitsime bussiga, siis tegime sellise tiiru nagu ümber selle mere siin või lahe sopi või ma ei teagi, kuidas seda nimetada. Tark nagu ma olen, ei tea asjade nimesid. Nii, ja siit on siis siuke mõnus vaade. Ja siis seal, ma nüüd vaatan, kus ma näitan õiget kohta. Sinna poole jah, kuhugi sinna. Seal me nüüd siis elame. Aga noh, see on praegu suht kaugelt näha, on ju. Aga lähme siis uurime neid muuseume. Aru ei saa, mis teha tuleb. Imelik, väga imelik. Jah. Nüüd lähme laeva pardale uuesti siis. Siin on kõlvad siin. Jalutame läbi. Jalutame läbi. Ma need jäätükidval paistavad. Mis jäätükid? Läbi mille? Läbi need seite. Kuule, aga need mehed on vist küll surnud siin. Ära külm on küll midagi. Siin on väga külm. Külm on ära tutud. Issand, ma ei julge küll läbi minna. Mida siis on? Appi! Aha, see on jää. Issand, siin on küll väga külm ja vaadake nüüd seda saab mingi ära külmud keegi. Appi! Siin on jää. Tahtsid jää kohvikusse minna jääpaari. Jaa, no need ei käigi jääst läbi. Issand, ja siin on mingi... Õude! Jaa. Okei, lähme välja ära. Jääkaru on jää sees. See oli jääkaru jää sees. Jääkaru oli jaa. Appi. Need on need. Ja sealt pidi ikka läbi käima. Selle kostüümiga oleks küll hea soe talvel ringi jalutada. Get ready. Go! Aga kuidas tundub? Kas on päris inimene või? Meie näiteks ehmusime ära praegu selle peale, et tahtsime juba rääkima hakata. Oleme nüüd siis Kontiki muuseumis ja mina sellest ajaloost eriti ei tea muidugi. Aga kuidas on võimalik, et selline bambustest ehitatud laev püsib mere peal? Ma näitasin enne ühte teist laeva, mis ma ütlesin, et on Kontiki, aga tegelikult see teine oli hoopis midagi muud. Ja hoopis see laev on Kontiki. Ja me käisime just kas filmi vaatamas selle kohta, et väga põnev oli ja päris palju uusi asju sai teada. Aga ka see laev on bambusest, nii et mitte ühtegi naela pole selle ehitamises kasutatud. Jõudsime nüüd Vikingi muuseumisse. Jõudsime nüüd Norra Vabaõhumuuseumisse ja siin toimub jõululaat ja siin on lihtsalt mega palju rahvast. Meenutab vist natukene Eesti Vabaõhumuuseumi. Kuigi ma ei ole seal mitte kunagi käinud, aga meenutab või? On jah. Kuhu minna? Sinna või sinna? Sinna või sinna? Sinna. Sinna või sinna? Oota, obene.
nii tore. Nüüd me hingeldame, ennast, et Norra on ilmselgelt mägine maa ja pidime ronima mäkke. Lihtsalt selleks, et see kirik ära näha, aga noh, tegemist on siis väga ilusa kirikuga, nii et ehk oli väärt seda. Ümber kiriku käia. Jah, 360 kraadi ümber kiriku ja midagi rohkem ei näegi. Ei saagi siis või? Järelikult ei saa, jah. Äkki see toob õnne või midagi, et me nüüd siin ümber kiriku käime. Vaatame sisse. Siit jah, kuskilt mingi tagi jääb sisse ka. Saame järgmine vaatama. Там just nii, там just põlisime. Выходи. Rohkem ei näegi. Ma jäädustan ise ennast koos selle ilusa vaatega, sest pildiga ei saa hakkama. Nii, tulime nüüd jääpaari ja saime sellised suured mantlid selga endale. Ja me siis vaatame, mis see endast kujutab. Paneme siit krõpsud kinni. See on nii küll. Ja. Nii. Aga väga külm ei olegi. Jaa, nii äge. Sealt saab juua ka. Yes, please. Ei võtta. See on ka jääst või? Jaa, joo. Mina mõtlen joo. Tervist! Rahvast tuli juurde. Õhtu jälle käes ja jääpaaris käidud ja kokteilid joodud. Nüüd ma olen siin siis hotellitoas voodis. Hetkel tõusin korraks istuli, aga muidu lama on täiesti selili. Sest et mul on mingid hullud närvivalud praegu seljas ja isegi selle kaamera hoidmine on minu jaoks praegu puhas piin. Et jah. Väga valus on, et teised läksid sauna ja ma ei tea, mingi basseini spa mõnusid nautima, aga mina pean nüüd siin piinama. Et ma ei tea, loodame, et hommikuks on möödas. Aga tänaseks siis jälle kõik ja näeme jälle homme. Tšau! Hommik, käes on esmaspäev, viimane päev siis Oslos. Või tegelikult viimane hommikupoolik. Ja nüüd lähme siis veel viimast korda hommikust sööma sinna. Ja siis võib juba asjad kokku pakkida ja lennujaama poole minna. Tšau, tšau, hotell!
seletaks mulle, mis asja ta teeb. Lahkume Oslost. No tere! Täna on olnud väga igav, väga pikk ja tüütu päev. Ma isegi ei tea, kui palju ma olen filminud, aga põhimõtteliselt siis alustasime hotellist äratulekut kell mis on 10:30 ja alates sellest ajast olen ma sõitnud mis asjadega, rongiga, lennukiga, bussiga, trammiga ja nüüd olen ma laeva peal ja kell on 9:30 õhtul ja suunaga siis Helsingist Tallinnasse ja tuleb veel Tallinnas väike autosõit ka teha ja siis ma saan lõpuks ometi koju. Et ühesõnaga on nagu väga selline väsitav päev olnud, nagu need reisimise siuksed kulgemiste päevad ikka on. Aga õnneks on mul seekord tagasisõiduks kajut, et selline pisikene nii rohkem midagi vaadata ei ole. Panin endale juba padja sinna, et põhimõtteliselt viskan ma ilmselt pikali ja lihtsalt olen. Aga jah, homme ju tegelikult tuleb jälle filmida, et enam võib-olla nii põnev ei ole, kui need äkki reisipäevad tulevad, aga ehk midagi ikka ja nüüd ma vaatan, et mul on mälukaart täis, nii et ma pean selle kiiresti ära lõpetama. Okei, näeme jälle! Tšau!